Tere vaatama Trinity neljapäevast äriõiguse nõuannet. Äriühinguid on erinevaid ja sellest tulenevalt on ühingutel erinevad vajadused kasumi jaotamisel. Seadus ütleb, et kasumit jaotatakse osanike vahel võrdeliselt osade nimiväärtustega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Konsultatsiooniäris või ka muidu osanike erinevate panuste korral võib tekkida ka vajadus jaotada kasumit erinevalt osade nimiväärtustest. Et seda teha ning see õiguslikult ka pädeks, peab selline võimalus olema põhikirjas ette nähtud. Piisab lihtsalt lausest, et kasumit võib jaotada ebaproportsionaalselt osade nimiväärtusest. Ent veel parem on, kui põhikiri ja osanike leping sellise jaotuse põhimõtted kirjeldaks. Sest üldjuhul peab isik, kes kasumi jaotamisele võrreldes oma osa suurusele kaotab, sellise jaotamisega ka nõus olema. Nõusolekust päästab üksnes selge ja täpne põhimõtete kirjeldus põhikirjas. Täiendavalt on võimalik näha põhikirjaga ette eriliigilised osad, millel võib muu hulgas olla ka erinev õigus kasumi jaotamisel. Aga sellest räägime juba järgmises postituses. Ütleks veel lisaks, et aktsiaseltsi puhul on erinevad aktsiad, eriliigilised aktsiad, ainus võimalus erineva kasumi jaotamiseks. Aitäh vaatamast järgmise neljapäevani. Kui sul tekkis küsimusi või soovid teada rohkem, võta meiega kindlasti ühendust.